Hugo Toom, palju õnne. Finaalipääs on tõsiasi. No tegite eilsega võrreldes siis korrektuurid ja ei tulnud kergelt, aga ära tuli. Just. Tegime oma korrektuurid ära ja võitlesime lõpuni. Et Soome midagi kergelt ei andnud, see on fakt, eks? Just, no. Me arvasime, et nad on siin meiega kõige tugevamad tiimid siin ja võtsime oma ära lõpuks. Räägi köögi poolest ka veidi pärast seda eilset Islandi ikkagi väga kahvatut mängu. Saite pikki pead ka vähe seal riietusruumis Rainboki käest või ikkagi asi oli pigem rahulik ja rahulikul toonil seletati ära, mis on täna teha vaja? Täna tuli võit ära ja saime piisavalt. Et liiga karm ei olnud, et täna pea maas mängisime, et tõmbasime tuhhi üles ja tegime ära. No mis see mänguplaan täna Soome vastu ette nägi, millele te rõhusite? No, eks me vaatasime, et nad vahetavad palju, et sinna slipi peale saime päris palju kordi ja muidugi minule ja Joonasele sinna alla ka. Ja sa ise ka täna, 36 minutit, et homseks finaaliks ikka kütust jagub veel? Usun, et jagub, teeme massaažid ja vannid ja taastuv ära ja siis homme näitame. Aga sa nagu näha tunned siin koondises ennast ikkagi aasta nooremana küll, aga tunned väga mugavalt? Treener usaldab ja mis siis raske ja mugavalt tunda on. No kui palju selline hea hooaeg, esimene hooaeg kõrgliigas nagu aitas, et siin noorte vahel ikkagi, mis nüüd noorte vahel, aga 19-20 aastaste meeste vahel ennast ikkagi väga kindlana juba tunda? Kui me teeme siin vastaste videosi ja siis me ikka treener toob välja, et mis mehed on meeste vahel mänginud ja neil tuleb tavaliselt kõige paremini välja, et see kindlasti aitas. No vaatame tulevikku ka veidi. Loodad sa, ütleme ka liituda siin pärast U20 tsüklit veel meesterahvuskoondisega? Või pigem ikkagi hetkel keskendumine on puhtalt siia? No eks vaatame, kus treenerid otsustavad seal. Selge, Hugo, aga edu igal juhul homseks finaaliks ja tooge siis ikkagi koduväljakul trofee koju. Just, aitäh. Ja mina tänan ka kõiki vaatajaid, kes te meiega täna siin turniiri 3. päeval olite. Nagu öeldud, homme medalimängud 16:00 Island versus Soome pronksimängus ja õhtu lõpetab siis Eesti ja Rootsi vastasseis 18:30 Inspira ja Delfi TV vahendusel. Nii et olge mõnusad ja kohtume homme.